Coca-Cola kuulas meid. Kerli, Kaspar, Mari, Indrek, Margus, Maris, Kaisa, Kadi. Käisin täna Maardu Maximas ja enne imet. Kõik Eesti nimed. Asukoht on veits mööda, aga vähemalt progressi. Ikka ei osta. Seni kuni koolas pole tagasi kofeiin, ma oma raha sinna alla ei pane. Suhkur tekitab ka sõltuvust. Proovi julgelt. 1,25 € pooleliitrine koka. Nad võivad sinna riistasid minu pärast peale joonistada. Ei osta. Äkki kõik vene nimed olid Mardus ära ostetud lihtsalt. Vaata, mis sa teinud oled. See postitus on paari päeva pärast Eesti Redditi TikTokis. Mõned tublimad loksutavad vene nimedega pudelid korralikult läbi. Notaal hiiras veerkeips. Üks laps olevat temale öelnud, et vaata, sibulamaitseline Coca-Cola. Selle suve uusi Coca-Cola. Coca-Cola teeb igaühest venelase. Ootan seni, kuni leian pudeli nimega Jaan Tõnisson, siis ostan kohe 6 pakki. Täitsa pekkis, kus on inimestel mured. No ära joo siis, kui ei kõlba, vaja ikka kisendada terve ilma peale. Ajupestud likud, antikont hambusse, närige ja kisendage, ise suured poliitikud samal ajal tühjendavad teie taskuid maksudega ja muu varastatakse riik paljaks, inimesed orjadeks, viivad sööjani asja ja ise lasevad vehkat. Aga teie lambad muidu kisendage, näe venelane tegi seda ja tooda hea ju rottida kõike kui tähelepanu mujal. Eestis vähe pedofile näiteks nimega Toomas. Või mõni Mati. Mis nüüd siis? Lööme kõik Toomased ja Matid maha vee. Või hakkame neid vihkama kõiki, sest neil nimi selline. Loed ja imestad, kui palju selliseid idioote on, kes närivad mingi nime kallal. Nagu muid muresid poleks riigis. Miks automaksu teemal keegi nii väga ei kisenda? Sest nutad ja maksad, kui ei maksa oled kohe Putinist.